22. kiri. Miks tõlgendatakse piiblit nii paljudel erinevatel viisidel? 16. jaanuar 1991. Kallis Kreek, ma loodan, et sinu uus aasta on hästi alanud. Suur aitäh sulle viimase kirja eest. See võttis ära minu põhilise vale arusaama, mis mul piibli saamisloo kohta oli. Mul on ikka raske kokku sobitada selle raamatu eeldatavat autoriteetsust ja näiliselt juhuslikku piibli ametlikku kokkupanemist. Miks Jumal seda lihtsalt taevast alla ei visanud? Aga vähemalt ma tean, et see polnud selle kiriku toode, millest ma just eriti ei hooli. Viimasel ajal on mul tekkinud üks küsimus, mis mõnevõrra käib kaasas minu eelmise küsimusega. Kreek, kui piibel on Jumala sõna, siis miks on ta nii ebaselge? Sa võid öelda, et ta pole ebaselge, aga kui see tõsi on, siis miks tõlgendatakse seda nii paljudel erinevatel viisidel? Ainuüksi Ameerikas on ühtekokku 1200 erinevat kristlikku konfessiooni. Igaüks neist väidab end omavat seda õiget nägemust piiblist. Kuidas saab nii olla? Kas Jumal ei oska selgelt rääkida? Ja kuidas peaks inimene ilma doktorikraadita teoloogias teadma, kelle pagana päralt õigus on? Anna minu tervitused edasi oma naisele ja lastele. Loodan sinult peakirja saada. Isa. 24. jaanuar 1991. Kallis isa. Kui sinust saab pooltki selline kristlane, kui sa oled skeptik, siis sa saad viimse peal teoloogiks. Ma hakkan juba mõtlema, et kas on olemas ükski vastuväide kristlusele, mida sa ei esita. Täieliku ühtsuse puudumine kristlaste seas on üks igavene okas iga kristlase jaoks. Jeesuse teenimise lõpupoole palvetas ta, et kõik usklikud oleksid ühinenud nii, et maailm teaks, et Jeesuse saatis tõepoolest Jumal, Johannese 17. Me pole just ühinenud ja see heidab osaliselt halba varju meie tunnistusele Jeesusest, Kristusest kui päästjast. See pole niivõrd kommentaar piibli mitmemõttelisuse kohta, kuivõrd koguduse patususe kohta. Enamuse erinevustes koguduste vahel, isa, tulenevad rohkem uhkusest, kõrkusest, auahnusest ja võimuihast kui piibli õigustatult erinevatest tõlgendamistest. Kristlased on patused, isa, lihtsalt ja ausalt. Halb külg asja juures on see, et see takistab Jumala tööd. Hea külg asja juures on see, et me leiame kinnitust, et sina ja mina sobime kogudusse väga hästi. Kui kogudus oleks mingi pühaduse klubi, siis laseksin mina sealt kiiresti jalga. Miski sellest ei peaks meid tegelikult üllatama. Piiblis pole vist ühtegi lugu, kus Jumal oleks saanud oma eesmärgi täita ilma, et keegi poleks andnud endast parima plaani kihva keeramiseks. Piibel ise ütleb, et Jumal valib rumalad tarkade häbistamiseks ja nõrgad tugevate häbistamiseks. 1. Korintuse 1.27. Minu ümbersõnastus. Näiteks on Abraham Jumala parim mees. Ja mida tema teeb? 2 korral annab ta oma naise võõrastele, et oma elu päästa. Milline Jumala mees! Ja Taavet, ütleb piibel, on mees Jumalas südame järele. Tema aga magab teise mehe naisega, teeb talle lapse ja laseb surmata naise mehe, et oma kuritegu kinni katta. Milline pühak! Ja Iisrael, Jumala valitud rahvas, mässab ta vastu läbi piibli ajaloo, ajab taga ebajumalaid ja lihtsalt keerab kõik nässu. Ja siis on see kristlik kirik, mida sa tänapäeval näed.
Miski pole muutunud. Ega ju. Ja mõnes mõttes on seda oluline näha, isa. Paulus kirjutab ühes oma kirjas. Nõnda on Jumal näidanud, et kõik on patused, et ta võiks nende peale halastada. Rooma 11. Imelisel ja mõistetamatul viisil kasutab Jumal oma suhtlemise vahendeid näitamaks maailmale üleüldiselt kehtivat tõde. Inimesed on patused ja vajavad armu. Kusagil pole see patusus rohkem ilmne ja kusagil pole arm rohkem ilmne kui Jumala rahva seas. Abraham, Taavet, Iisrael, kogudus. Kui Jumal võib päästa ja kasutada selliseid patuseid, siis on kõigil lootust. Kui loomise kavatsus lõpuks täitub, isa, siis nähakse Jumalat igavest kui lõppematu armu Jumalat inimeste mässamise ja pattude taustal. Mida selgemini on näha viimane, seda selgemini tuleb esile ka arm. Seega töötab ta praegu patuse koguduse kaudu. Enamuse erinevused kristlaste vahel on niisiis patust tingitud. Aga ma põikleksin sinu küsimuses kõrvale, kui ütleksin, et kõik erinevused on sellest tingitud. On veel 2 põhjust koguduste erinevuste jaoks. Siiski, kumbki neist ei ähvarda piibli selgust. Esiteks, mitte kõik kogudused ei käsitle piiblit ennast ühel ja samal viisil. Liberaalsed kogudused ei võta piiblit kui Jumala sõna mingil kindlal viisil. Nad jätavad vabalt kõrvale mõned aspektid piiblist, kui nad millegagi nõus ei ole. Teises äärmuses on jälle fundamentalistid, kes kardavad kõike nii-öelda liberaalselt nii väga, et nad kalduvad lugema piiblit arvestamata ajaloolist konteksti. Nad püüavad piiblist teha 20. sajandi juriidilise dokumendi. Siis on katoliiklased, kes näevad piiblit kui üht autoriteetset allikat mitmete hulgas. Paavst ja kirikute traditsioon on teised 2. Õigeusu kirikul on sama nägemus, ainult et nad ei tunnista paavsti. Ja siis on evangeelsed kogudused, kes näevad piiblit sarnaselt fundamentalistidega kui Jumala sõna, kuid nad loevad seda siis ka ajaloolises kontekstis. See ei ole 20. sajandi juriidiline dokument. Sellised erinevused nägemustes takistavad ilmselgelt kogudusi üksteisega kooskõlas töötama. Nagu sa oled võinud aru saada minu küsimustele vastamise viisist, kuulun mina ise evangeelsesse kogudusse. Erinevalt liberaalsest kogudusest püüan mina kohelda piiblit samasuguse suhtumisega, nagu seda tegi Jeesus. Kuna ma kutsun teda issandaks, siis pole midagi, mida ma võiksin lihtsalt kõrvale lükata. Erinevalt fundamentalistidest näen ma vajadust ja väärtust vaadelda piiblit ajaloo valguses. Nagu sa oled tähele pannud, ei ole ma vastu piibellikus traditsioonis nii-öelda allikate avastamisele või arvamusele, et mõnda kirja kohta ei tule võtta sõna-sõnaliselt, kui tõestusmaterjal sellele viitab. Ja erinevalt katoliku või õigeusu kogudustest ei ole minu arvates põhjust tunnistada muid allikaid piibli kõrval samaväärselt autoriteetsetena. Ilmselgelt pole neid erinevusi põhjustanud mingisugune piibli teksti kahemõttelisus. Minu hinnangul tulenevad erinevused ajaloolistest ja kultuurilistest mõjudest, mis annavad värvingut inimeste arusaamisele piibli enda staatusest. Teiseks, iga grupi siseselt on erinevaid arusaamu, kuidas peaks mingit teatud teksti tõlgendama. Kas õpetab piibel, et leib ja vein leiva murdmises on Kristuse ihu ja vere sümbolid või ihu ja veri päriselt? Kas piibli õpetuse kohaselt peab ristima täiskasvanuid või vastsündinuid? Mida ristimine sümboliseerib?
Kas õpetab piibel, et kogudust tuleb juhtida ülevalt alla? See on hierarhiline valitsus või alt üles ehk koguduslik valitsus. Kas peaksid inimesed koguduses rääkima keeltes või mitte? Peale erinevate viiside piiblile endale lähenemisel on ka mitmeid erinevusi tõlgendamises, mis kogudusi üksteisest eristavad. Ma võiksin nüüd sulle esitada põhjused, miks ma teatud teoloogiat igas neis küsimuses pooldan, kuid sellest kaugelt olulisem on arusaamine, et kõik need erinevused on täiesti ebaolulised Uue Testamendi keskse sõnumi kõrval, mis kajab selgelt ja kindlalt. Jeesus Kristus suri sinu eest ning on issand ja päästja kõigile, kes usuvad. Isa, päästetud ei saa nägemuse pärast, mis kellelgi leiva murdmisest, koguduse valitsusest või mis tahes muust asjast on. Inimene saab päästetud oma suhte tõttu Jeesuse Kristusega. Ükskõik, kas ta on liberaal, fundamentalist, katoliiklane või evangeelne, kas ta pooldab täiskasvanute või vastsündinute ristimist, kas ta peab õigeks hierarhilist või koguduslikku valitsuse vormi ja nii edasi. Jumala sõna on täiesti selge vähemalt selle ühe keskse mõtte juures. See ei ole piibli viga, kui ta ei lahendanud ette ära igat õpetuslikku küsimust, mis tulevikus kogudustes esile võivad kerkida. Seega pole ka piibel süüdi, kui ta ei vasta selgelt igale küsimusele, millele meie vastust tahaksime. Ei ole ka see piibli viga, kui inimesed, mõjutatud kultuuriliste ja ajalooliste tegurite poolt, loevad piiblit erinevatel viisidel. Mis on olulisim kuulda, on kuuldav selgelt ja valjult, kui vaid inimese süda on sellele avatud. Nii ma tulen siis mõtte juurde, mida ma paistan puudutavat igas oma kirjas, isa. Lase neil teemadel nüüd veidi puhata ja mõtle oma suhte peale Jeesuse Kristusega. Selle suhte tõde ja elu seisavad eraldi teistest küsimustest. Kui sa oled suhet alustanud ja selles veidi kasvanud, siis võime teiste küsimuste juurde minna, kui sa tahad. Kindlasti on need olulised, kuid need ei ole päästvad ja praegu tahan ma ainult, et sa võiksid päästetud saada. See on alati vaid palve kaugusel, isa. Kogu minu armastuses ja kõigis minu palvetes. Greg.